Viimase aja põnevad liiklussituatsioonid on leidnud aset Tallinnas Sõle tänava ja Paldiski maantee ristmikul, kus on ridamisi olnud õnnetusi. See liiklusõnnetus toimus tänu liiklusmärkide eiramisele. Fordi juht nimelt ei hoolinud talle teele ette jäävast anna teed märgist ning kujutas ehk endale elavalt ette, kuidas ta libedal teel elegantselt poognaid võttes professionaalse taksojuhi nina eest napilt läbi kihutab, nii et lumi tuiskab. Ettekujutuseks see jäigi. Reaalsus on selline. Elava kujutlusvõimega juht ei suutnud oma ideid praktikas ellu rakendada ning jäi taksole ette. Toimus kokkupõrge. Koha pealt viidi haiglasse 3 kannatanut. Ega asjata ei öelda, et iga juht peaks valima ikka oma võimetele, kogemustele ja ka teeoludele vastava kiiruse. Põhimõtteliselt on selle kuldse reegli, mis ka autojuhtide kohta käib, oma 7 venna raamatus kirja pannud Aleksis Kivi. Ei saa kuube tohikust ega pappi võhikust. Sellegi Subaru kiiremad tiirud, mis mõnelgi noorel tütarlapsel kananaha ihule ajasid, lõppesid Paldiski maantee ja Sõle tänava ristmikul. Jälgede järgi õnnestus kindlaks teha, et auto oli madal lennul tulnud mööda Tehnika tänavat ning juht proovis autot laugjat kurvi mööda Paldiski maanteele suunata. Tundub siiski, et kiirus oli lubamatult suur ning mootorsõidukiga manipuleerimine seotud teatavate raskustega. Muidu oleks ehk kurvi võtmine hea autoga ka õnneks läinud, aga kurjemitest tee-ehitajad on keset teed teinud ohutusriba, mille vastu küljetsi põrganud auto end katusele pööras. Käis niisugune pauk, et ümbruskonna elanikud ärkasid, end riietasid kiiremini kui sõdurid häire korral ning tänavale asja kaema jooksid. Seal tuli neil politseile seletusi anda, kes kuidas oskas. Ma olen seda üldse näinud, mismoodi see sündmus juhtus. Ma kohe karjusin, et tavai kutsu kiirabi ja helista politseile. Et kurat, et see pauk vist käis siin. Ja siin oli väga palju rahvast, oli mingid noored. Need noored olid mingi punase dressipükstega, oli üks tütarlaps. No siis taksojõud olid siin, kuskil sealpoole kandis. Ja nemad läksid sinna poole. Noored juhid, taksojuhid, igal juhul tundub, et pealekahibajaid Eesti rahva hulgas on. Tol õhtul sellest hoolimata ei õnnestunudki selgeks teha, kes selle autoroolis istus. Igal juhul viga ta ilmselt ei saanud eriti, sest muidu poleks ta suutnud vast nii kiiresti sündmuskohalt haihtuda. Politsei asi on õnnetuse asjaolusid selgitada ja süüdlane vastutusele võtta.